Tere õhtust, kallid pealtvaatajad! Oleme siin Maardu staadionil, kus kohtuvad Maardu linna meeskond ja Tallinna FC Flora U21. See on 14. voor, see on edasi lükatud voor. Ja siis mäng algas. Maardu alustab palliga. Lüüa või leida seda lööki või söötu, aga jälle Maardu kaotab seda palli. Okei, sööt liini vahel, löök, okei, läks posti. Tuleb pikk sööt kasti. Väga hea sööt, natukene. Jälle löök, okei, ja väravaht Tirje ja siis väravaht ütleb, et come on ka. Okei, teised pallid jälle Malinin mängib, Tšurilkin palliga, drop Malinile, Malin lööb ja posti. Väga hea löök, väga hea kontorünnak. Okei, pall Manuchole, Manucho dropib, Volkov palliga, pall väga kenasti ja plati ja teine löök. Oi, mis olukord oli see. Malinist tuleb tsenterdus, väga hea tsenterdus ja näidis tuleb Tšurilkin ja jälle seif ja värav. Volkov tantsib. Hästi. 1-0, Maardu juhib. Aleksandr Volkov aitab jumalat. Ma olen nii heas vormis, et leida neid Florat tühjad tsoonid, jah. Võib-olla kui nad vahetavad kogu aeg, siis kuskil on need tühjad tsoonid, aga palli kaotus, Volkovile pall saab olla väga hea kontorünnak, väga hea Volkovist pall Manucho peale, Manucho lööb ja 2-0. Väga hästi, need kaks ründajat mängisid väga hästi. Volkovilt sööt, Manucho värav. Jah, need Maardu kogenud kaks ründajat proovivad ilusti teha kõik siin. Siis trahvilöög ja Flora ja kiiresti mängivad võib-olla Atsilaste ütles, et davai, poisid ära hoiame seda palli, enam on vaja natukene lüüa väravad, väga hea tsenter, jälle latti. Okei, Palts proovib leida ise siis, väga hästi leiab. Okei, Kukkonen palliga, okei, väga hea sööd, kasti, löök, penalti. Ja Kukkonen lööb ja värav. Oli piri, aga värav. Hästi, see on 13. värav Martin Kukkonilt. Ja Flora on tagasi mängus 2-1. Ja Kulinis mängib Volkovi kaudu. Volkov tagasi, Malinin ei jõudnud seda pallini ja Flora jälle palliga liigub. Okei, väga kena sööt. Ja värav 2-2. Kes lõi seda värav, see on Artjom Jõkavenko ja kohe kramp. Või see on väike piidutsemine. Aga jah, sai krampi. Ja 2-2. Viigiseis. Ja nüüd Maardu peab mõtlema, kas nad tahavad säilitada seda seisu. Kaitseliin saab tõusta. Aga praegu jah, me näeme, et poisid nii väsinud ja löög ja väga hea seif, see Jakov lõi vist. Okei, Volkov palliga mängib näidisi. Näidis peab tõusma. Manucho ka pidi näitama. Okei, näidis proovib leida teine äär. Ja siis ja värav. Danil Lebedev, kes tuli vahetuse sekkunud mees, lõi seda värava Maardu kasuks. Mõtlesime, et see näidis annab kuskile seda söötu, mis teeb seal vasak kaitse. Lihtsalt löö ära seda palli. Sa mängid kastis. Aga Danil Lebedev, jah, tal oli kaks varianti, kas ta dropib seda Volkovile või ta lööb ise, ta lõi ise. Kas ongi nii, see Zotov proovib lüüa. Ei ole Zotov. Löök. Oi ja posti. Väga kena löök, aga läks posti. Ütle poole, Manucho proovib säilitada palli. Säilitab. Väga hea sööt näidisele. Näidis. On ruumi, kuhu joosta. Näidis jookseb.
Volkov pakub, näidis paneb, kas on? Oi, natukene läks, okei, see puutus värav, ei jõudnud natukene. Jah, kas on kõige, jah. Maardu võitis, need 3 punktid jäid koju, siis nagu me näeme, Volkov, Manutša, Lebedev, need mängijad, kes lõi 3 väravat. Tallinna Flora kahjuks